mängijatel on kõik mängud olnud väga-väga võitluslikud. Mitte kunagi ei tea, kes seda mängu võib võita, kes seda mängu domineerib. Ja nii oli ka eilne mäng, et leppisime omad jutud kokku, kuidas mängida nende vastu. Ja kindlasti ka sama tegi ka Raasiku ja nii kui see mäng lahti rullus väljakul, siis mäng oli põhimõtteliselt nagu peegel. Siis mõlemad meeskonnad mängisid kaitses paremini kui palliga ja üleminek kaitses oli mõlemad meeskonnal ka väga okei, et põhimõtteliselt sinnamaani kuni esimene poole keskel kuskil sai vastane punase kaardi. Siis ei olnud ühelgi meeskonnal ennem mingisugust isegi pool võimalust. Ja sealt edasi esimene poole ja teisel poolel oli meil üks võimalus ainult väravat lüüa, kahjuks läime küljevõrku napilt värava eest. Ja oli selline, kuidas ma ütlen esimene poole kohta, et alguses oli mõlemad üritasid oma mängu mängida, aga mõlema meeskonna kaitse oli parem. Ja pärast punast kaarti vastane tõmbus enda poolele täitsa ja võttis meilt sealt ruumi ära, et meil jätkunud kannatus, kuidas seal mängida ja poolel rääkisime oma jutud, mis on vaja parandada ja kuidas lõpuks see väravat lüüa ja kuidas mitte endal lasta ühte või kahte kontrast ohtlikku olukorda. Aga kuskil teise poole alguses 10. minutil või tuli üks pikk pall vastase keskkaitse poolt ja me ei teinud palli kaotusaeg vajaliku samme allapoole. Lasime palli üle pea ja sealt vastase äär päästes meie väravahaiga silmitsi, mille lahendas ära ja olimegi 1-0 taga ja ülejäänud teise poole jooksul vastasel üks võimalus tekkis veel minna 1-1. Aga löögini ei jõudnud, et ei saanud aru, et kas seal oli siis kerge kontakt meie mängija poolt või vastane ise kukkus, et meie õnneks ei antud sealt penalti. Aga meil endal oli jah, selle palliga mängus oli ikka päris keeruline, kuna vastane kaitses väga hingestatult ja kompaktselt, ehk meil ei olnud üldse ruumi, kui aega oli kõvasti, aga ruumi ei olnud, kuhu seda palli mängida sinna vastase kasti juurde. Ja kuskil 15-20 minutine lõppu tuli teha selline otsus, et tuli keskkaitsest veel üks mängija ründasse juurde viia ja tuli hakata mängima pikema palliga otse kasti. Ja sealt tekkis 4-5 sükest täiesti kindlat võimalust, mida alguses me ei suutnud kuidagi sisse lüüa. Ja siis õnneks mängu viimasel sekundil sama see etteviidud keskkaitsja suutis palli lõpuks lüüa väravasse. Ja viik, üks punkt sellest mängust, kahe võrdse meeskonna vahelisest mängust üks punkt ongi nagu õiglane tulemus. Samas, et kui me mängisime seal 1,5 poolaega ülekaalus ja põhimõtteliselt vastasel nagu midagi teha ei lubanud, et rohkem kriibib see, et me lasime endale värava lüüa. Ja just sellest asjast, millest me kogu aeg räägime, et kui palli kaotasid, mis siis selle hetkel teha. Nüüd järgmine mäng on meil nädala pärast teisipäeval Sillamäe Tuubliga ja ajaloost nii palju, et eelmise aastal Sillamäe Tuubliks me ei saanud ühtegi punkti. Sillamäe Tuubel on väga-väga agressiivne võistkond ja olen ka see aasta Sillamäe Tuubli mänge näinud ja tean neil nende seda mängu, et ütlen juba ette, et tuleb kindlasti väga võrdne ja arvatavasti ka küllast võimaluste vaene mäng, et tuleb enda asjad, tuleb need samad asjad, mida me oleme rääkinud siin pikalt, need tuleb korda saada. Ja siis kui me need korda saame, siis me oleme suhteliselt igale vastasele igas mängus väga-väga ohtlikud. Ja kui me neid suuda parandada, siis on meil igas mängus väga raske võita mängida.